On musika või? Tšau kõigile, mina olen siin. Sa ütlesid ka tšau just või? Oi, emme tegi sul suu kõik musika aasta emme. Aga tšau kõigile, me oleme nüüd siia täna kogunenud ja meil on aeg panna üles kuusepuu, kus Kaspar tegi siis eeltöö ära ja meie tööks on siis ära kaunistada. Ja võtame lonksuvett ka. Niimoodi, meil tuleb siin pikk tööpäev, aga vaatame, kuidas meil see siis täna läheb, sest eelmine kord Roven oli meil 5-kuune ja seda kuuske oli suhteliselt kerge ülesse panna. See aasta on ta aasta vanem ja ma ei tea, kuidas see välja näeb, aga teeme proovi. Algus läheb hästi. Oi, jõuasin toida, appi aidake juba keegi. Ma pean ilmselt selleks midagi kangemat jooma kui vesi. Aga hakkame siis pihta, Roven, millest me alustame, kas me alustame jõulutuledest? Mul on siuke tunne, et ma nagu pean enamuse töö see aasta nagu ise ikkagi ära tegema. Sellepärast ta korjab siin maas mingisuguseid vidinaid, mis on jõuluhete küljest kukkunud ja tal on siin tegevust, seega... Okei, juba paned või? Pane see kuuse peale. Nii, tubli poiss. Ja siia niimoodi. Oksa külge. Vot nii, las ta ripub siin nüüd. Niimoodi. Las ta ripub. Kaua ta ripub siin? 1-2 sekundit. Kas panna värvilised või tavalised sinised? Samas meil tuleb see kuusepuu nagu nii nagu jõulujuudipuu, seega... Proovi. Oota, kui tubli. Tubli poiss, anna patsu ka. Patsu, 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 patsu. Kõrvarõngas ja au. Ma panin siis juurde siia need rohelised, värvilised tulukesed ka, sest see oli liiga vähe, aga... Mul on siin mingisugused tuled veel. Ma mõtlen, et ma paneks need tuled ka siia allapoole, siin allpool on vähem. Sellepärast, et nagu, et why not? Meil on jõulud, eks ole. Ja nagu te aru olete võib-olla saanud, siis mul ei ole nagu sellist erilist teemat nagu kuusepuul, et mul on siin erinevaid kaunistusi. Põhiliselt on nagu punased, mis ma olen aastate jooksul kogunud. Ja siis on nagu ka sellised vanemad jõulukaunistused minu lapsepõlve ajast on me, kui midagi on säilinud, ma ei mäleta. Eks näis. Ma ei tea, päris nünnu on, aga Roven on ilmselt nagu loobunud vist meil. Rufi, kas sa oled loobunud või? Aga tegelikult on see päris positiivne, sellepärast siis emme saab ka midagi kaunistada. Talle ütlesin. Kas pole tore, et sind kohtasin? O päkka pikk, talle ütlesin. Kas pole tore, et sind kohtasin? Ja seene metsas teda nägin jälle. Ma isegi ei võinud loota, et päkka pikk mind seal jälle ootab. Niimoodi, naerata. Naerata veel. Aga kissita. Niimoodi. Kas tuleb uni peale või? Kuidas tuleb uni peale? Niimoodi tuleb uni peale. Nii. Emme, sa oli õige. Sa sõid ka või? Niimoodi, näita, mis sul on siin. Roven, vaata, sinu oma. Sinu nimi on siin. Meile siis saadeti sellised puidust jõulukaunistused ka. Siin on väikse Roveni oma ja siin on siis Kaspari ja minu oma ka. Kas hakkas palav või? Aga ühesõnaga, jah, piskame ära, palav. Muidugi päkapikul on nii palju tööd, et palav hakkab, on ju. Nii, pane rovusi ülesse.
kas sa panid endale need ise kaela või? Ise panid kaela endale kellukesed. Ja siuksed kuldsed on meil ka veel. Need paneme ka kohe kuuse külge või kaela siis. Meil oli Marimelliga siis kolläb, ma panen selle video siia üles lingina, aga üheks kingituseks ta kinkis siis meile Shishi jõuluehted. Kusjuures nüüd ma olen nendest jõuluhettest palju rohkem kuulnud ja nüüd ma näen neid nagu igal pool. Seega ma panen need kohe siia jõulupuule üles, sest nad on sellised suured, jäävad ilusti silma, paneme need ilusti ettepoole, vaatame, kuidas nad kuuse peal välja näevad. Seega ma panen need jõuluehted. Roven, kas sa jäid ellu? Kas sa jäsid kõik maha? Okei, ongi parem tegelikult. Siis näeb, mis seal kastis on ja muidugi. Kas sul on kõik korras või? On kõik kontrolli all või? Sa tahtsid seda alumist tähekest sealt karbist kätte saada? Jah. Ega siis tulebki kõik maha kallata, ega muidu kätte ei saa. Olgu. Igal juhul ma panen need Shishi ehted nüüd kuuse külge ja kui minu kuuske ei näe välja nagu kuskilt Pariisi kaubanduskeskusest tulnud, siis täiesti mõttetu. Näevad siis välja sellised hästi ilusad. Ainuke jama on see, et nad on klaasist. Lapsega emadel on nagu see väga jama, aga ma panen nad ülesse poole. Roven, ettevaatlikult. See on plastmassist, okei, seda võib lõhkuda. Need ehted on suhteliselt rasked, selles suhtes minu õrnad oksad ilmselt ei kannastagi. Ja, Roven. Kusjuures need näevad päris ilusad välja, mitte päris ilusad, aga väga ilusad. Ja eriti kui valgus peale paistab, siis nad ilusti sätendavad, et nagu väga hea kvaliteet ja kõike. Aga samas ma natukene pelgan ikkagi, et kui Roven peaks selle kuuse maa tõmbama, siis need lähevad kohe kildudeks ja ilmselt see on nagu hästi õhuke. Ja that doesn't sound good, eks ole. Aga mul on veel selline plaan, et ma vist panen selle kuuse jala teibiga siia maa külge kinni. Ma ei tea, kas see aitab midagi, aga parem karta kui kahetseda ja võib-olla ta natukene siis kuidagi ikkagi hoiab seda kuuske seal kinni, sellepärast et I'm scared. Siia allapoole siis ma panen selliseid ehteid, mis ei lähe katki, mis on plastmassist. Enamus mul on ikkagi plastmassist, et arusaadav, et need ikkagi, mis aastast aastasse püsivad, on plastikust. Paneme sulle siia allapoole neid ehteid, et sa siis ei hakka neid sealt ülevalt poolt kakkuma. Aga ma mõtlesin, et ma teen siis see aasta punase kuldsega, et nagu toas on punast ja siis seinad ja värki on nagu kuldsed, et läheb kokku. Et mul on just sellised, et selliseid siniseid ma panema siis ei hakka. Et ma üritan ka natukene siis tagasi hoidlikum olla. Ma ei tea, kuidas see välja tuleb. Proovime. Aga minu arust me kuusk näeb jumala nunnu välja kusjuures. Minu arust isegi parem näeb välja kui eelmine aasta. Ma panen selle lingi siia üles, et te saate ise vaadata. Aga see aasta on kuidagi nunnu. Ilmselt need Shishi ehted teevad selle ägedamaks. Mul on sellised ketid ka. Need on minu arust nii ilusad ketid. Ja nende kuldsetega Roven on mul aasta läbi mänginud. Talle hullult meeldisid need ketid, kui ta oli mingi 6-kuune või asju, et siis ta hullult sahmerdas nendega. Ja nad on lootusetult sõlmes. Ma üritasin neid siin mingi 10 mintsa lahti teha, et ma päässin nii palju, kui päästa andis. Aga ma tahtsin küsida, et kas teil juba päkapikud on käinud ja mis te sussi sisse olete saanud? Et meil Rovenil käib ka siin üks väike päkapikk. Emme on vahest näinud, et Roven hommikul veel ei ole päkapikku näinud.
et Robu magab sellel ajal veel. Ilmselt kui ma neid siin harutama hakkan, siis ma jäängi harutama. Okei, see jääb siia sisse, lootusetu. Mul kuuse otsa ei ole midagi normaalset panna. Ma olen iga aasta pannud sellise asja ja iga aasta ma mõtlen, et ma peaks mingi asja ostma, mis sinna sobiks, mingi jõulude. Rovenil on huvitav, ajab jalaga neid kuusehteid taga. Vähemalt on tegevust. Päkapikuke, ting-ting-ting. Mul olid eelmine aasta need puidust kaunistused sellised kuldsega, aga need on mul kuskil toas ja ma ei leia neid üles. Äkki leian? Ei leia, ma ei tea, kus ma need panin, ilmselt ma varsti leian ülesse. Aga jah, mul olid sellised kuldsega ka, ma eelmine aasta isadepäevaks vist Kasparile kinkisin need kaunistused. Aga mulle tundub, et kuusk on valmis, ma siia enam ehteid ei paneks. Kuidas tundub? Minu arust suht nunnu. Roven, näita, mis sul käes on. Tule näita kõigile, mis sul käes on. Nii. Näita, mis sul käes on. See kuuseehe. Kas te mäletate, mis kuuseehe see on? See on eelmisest aastast, kui me tegime Diana Bananaga seda jõulukinkide vahetust, siis see on see kuuseehe. Mis seal oli? Niimoodi. See on ainuke valge kuuseehe siis, aga see on selline sentimentaalse väärtusega, et paneme selle ikkagi kuuse külge, see on nagu special on ju ikkagi. Ja Diana Bananal ma vaatasin, et on selline valge kuus ka. See meenutab mulle väga palju Dianat. Kus me selle paneme? Paneme siia sisse poole, siin sees pool pole midagi. Niimoodi. Ja, sealt sobib väga hästi. Tipp-tup. Aga suured tänud sulle, et sa vaatasid seda videot meie jõulukuuse. Sa krooksusid just, jah? Okei, väga viisakas. Aga ärge unustage subscribe ida, like ida, share ida ja kohtume juba siis järgmisel korral. Ja tšau! Roven, ütle tšau! Kas tahad vaatama minna, mis Päkapikk on toonud äkki või? Kas Päkapikk on midagi toonud või? Lähme vaatame üle. Lähme vaatame üle. Tips, 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 tips. Kas siin on midagi papu sees või? Kas siin on midagi papu sees? Näita. Pandakomm. Näita emmele ka. Näita. Selline pandakaruga. Kas sa tahtsid ära süüa või? Tahad oma diivani nurka minna ja seda seal nosima hakata või? No lähme diivani nurka. Ruttu diivani nurka, niimoodi. Kus on sinu nurk? Siin on sinu nurk, niimoodi. Aga kus padjad on? Padjad tuleb ka panna siia. Sinna diivani nurka, niimoodi. Nii, paneme padjakese siia ka. Niimoodi, et sul on mugav ikka. Niimoodi väike nutsukene. Vaata, ja siit saame ühe pandakaru kommi. Näe, siuke ümmargune sinu lemmik on see ja no muidugi. On kõik korras või? Ruhv, sul on kontrolli all kõik, mis teed siin? Šokolaadimäärid niimoodi siia diivani peale või? Vaata kui vahva. Hästi vahva on ju. Hästi vahva.